et lapsed tahtsid teid tänada, et koos tunnis olime täna ühel lainel, ühel meelel, ühel keelel ja lastel oli väga tore vaadata, et ka külalised osalevad ja nendel ka huvitab kõike seda teha. Nii, laulmine põhitegevuseks on meil laulmine ja ka teoreetiliste teadmiste rakendamine ka praktilistest asjadest. Laulmine on laulmine, aga meie kool valmistub praegu ette kujundavale hindamisel üleminekuks ja selle raames me teeme sellist asja tunnis, et lapsed ise annavad tagasisidet oma klassikaaslastele. Ja täna just seda ma näitasin, kuigi üks osa ainult osales, et selles mõttes, et täna tüdrukud laulsid ja poisid analüüsisid ja need analüüsimiseks kriteeriumid meie koostasime koos lastega, et nende poolt välja töötatud ja see paber, kus need kriteeriumid on väljas, meil kogu aeg ripub seina peal, et seda te kuulsite, et lapsed oskavad juba analüüsida, nad oskavad kasutada neid oskussõnu. Ja väga huvitav oli kuulata ka tüdrukutel, kes laulsid ja nemad ka jälgisid, et mis kriteeriumitel nad siis seda teevad. Ja oli huvitav ka teatud saada mitte õpetajalt, aga klassikaaslastelt, et mida tõesti nad on teinud. Täna tahtsid ka poisid seda sama teha, aga kuna mul oli ka plaanis, et teile ka näidata, et millega me siin tegeleme, siis ma lubasin, et poisid nüüd esinevad järgmine kord ja tüdrukud järgmine kord räägivad. Vot on selline kujundav hindamine, teate, ma olen ka märganud seda, et kuna enam kuidagi mul oli nii, et lapsed vastavad, natuke arutlus käis ja siis ma panen hinde. Et nüüd iga kord ma ei pane hinnet ja praegu, et ma tunnen seda, et mul juba seda vajadust, et kogu aeg, et numbreid panna, mul jätkub ei ole. Et praegu tuli välja, et mul oli eelhindamine, ma vaatan, et mõne lapsel on 1 või 2 hinnet. Et ma saan aru, et lihtsalt see suuline tagasiside käib kogu aeg ja mul ei olegi vaja enam numbrit. Ja lapsed, mis on tähtis, et lapsed ei ootagi enam seda numbrit. Nii, see on selline tähtis moment, mida ma tahtsin näidata. Teine asi, need teoreetilised teadmised ja kuidas meie neid kasutame praktilistest olukordades. Rütmid. Alates 1. klassis me tutvume erinevate rütmidega, kuna rütmid on üldse selline lai teema, et rütmid elavad meie ümber, kas või planeedid tiirlevad ja ka kuufaasid vahelduvad. Rütmid on meie ümber ja ka meie pulseerime nendes rütmides ja rütmid on meie sees, et 1. klassis me kuulame ka pulssirütme, hingamisrütme, et selles mõttes. Meil on õpitud muusikalised rütmid, titi, sammurütmid, jooksurütmid. Ja kuidas me teeme, et kuna mul on abiõpetaja, kes on väga tähtis inimene keelekümblusprotsessis, siis loomulikult tema räägib meile, kus kohas nad on lastega teistest ainetes. Näiteks loodusõpetus, ma tean seda, et nad õpivad praegu seeni. Ja siis ma võtsingi ja siis läbi rütmide meie kinnistasime seente nimetusi ja lastel oli ka huvitav, et praegu me kordasime seeni või me kordasime ka rütme ja lapsed veel nagu tunnetavad neid rütme. Et need, kes olid täna tunnis, et te saite ka natuke seda ja ma nägin seda suur tänu, et mõned isegi plaksutasid neid seente nimetused meiega kaasa. Nii, oli väga tore ja tegelikult see on ka siin veel üks asi peidus, mis on tähtis asi, see on tegelikult silbitamiseks eeltöö. Ja kui me plaksutasime ja kiivi, puura, vikk ja kärbse seen, siis väga palju asju meil käib siin nagu ühes tegevuses. Et see on selline lõimitud mäng tegevus, millega me ka koolis siin tegeleme ja selleks teeme ka koostööd kolleegidega. Pärast lapsed said sellised töölehed ja need pildid ja nad said mängida aga natuke pildidel pärast ja siis nad juba need seened valisid, siin on pilli peale kirjutatud rütm, lapsed valisid, kõik seente nimetused olid silme ees, nad kirjutasid ja eriti kiired lapsed, kes väga kiiresti tegid, nad juba jõudsid ka mõni pilt teha. Ja tunni lõpus loomulikult me rääkisime sellest, et mida oli tehtud tunni jooksul, mis meeldis, mis mitte, et millega me tegelime järgmine kord ja et natuke tõstsime ka endale eesmärke edaspidiseks. No, üldjoontes selline oli. Kui on küsimusi, ma olen valmis vastama.
et küsiks, et mida need head vaatajad arvavad. Et kui me nüüd teeme siis niimoodi, et kui Natalja nüüd rääkis enda tunnist, et noh, mida, et siis arutame praegu tema tunni läbi just. Ja siis lähme järgmine. Ja kas teie nägite seda, mida mina pidasin silmas? Ja see oli väga tore oli vaadata just, et see sidus, laulmise tunnis oli võimalik siduda nii need seened kui ka just nimelt see silbitamise osa, ma just vaatasin, et tuleb kohe eesti keel järgmisena näiteks või noh, mis iganes keeletund, kus siis silbitatakse, et see rütmiga seotud väga ilusti oli tehtud. Siin kohal mul ka kasuks loomulikult minu kogemus algõpetajana, sest hariduse, ühe hariduse järgi ma olen muusikaõpetaja, teise algkooliõpetaja, mul on ka kogemus. Et selles mõttes ma tean seda, et näiteks matemaatikas esimeses klassis on mõned mõisted on rasked vähendatav, vähendaja vahe ja siis ma arvestan sellega, et me mõtleme, kuidas on võimalik neid läbi laulda, et neid asju. Aga vähendatav võib olla ka mingi rütm, vähendaja võib olla rütm ja vaheks me saame mingi number või löögide arv. Et no selles mõttes mul on kergem, kuna mul on kogemus algkoolis. Ja seda sama ka ja loodus ja eesti keele silbitamise, koolitamise asja. Kas lapsed tulevad ilusti alati kaasa sellise mitmepalgelise õppega nagu, et erinevad asjad ühendatud ühes? Ja just keegi täna ütles tunnis, et oi, meil oli see looduses. Et väga tore. Et oskavad seostada, neid seoseid luua, jah. Аргументировали, доказывали свои, выставляли оценку противоположному полу. Очень хорошо. И у вас был алгоритм отработан, да? То есть вы не первый урок работаете над этими? Нет, не первый, конечно. У нас и школа... они смотрели вот это на стеночке подсказку, и, в общем-то, все равно основные слова, они изнутри. Да. У нас это часто происходит на уроках, и, конечно, вот эти вот сыновары, да, которые мы используем, у них уже какая-то уже есть те, которые они четко знают, и мы немножко еще там слова добавляем, и немножко сыновара, даем там особенно. То есть как раз очень большая языковая работа. Да. Вот развиваются в этом плане. Вот. И когда первые шаги делали, конечно, было немножко так, не очень понятно, чем мы оценку сейчас тут заменим, чтобы это все понятно. А сейчас вроде как мы себя уже комфортно. Да. Но эти критерии, они с детьми вместе делались. То есть мы выясняли, вот, когда песня звучит красиво, вот, смотрели там разные видео, где там стоя пели, сидя пели, потом мы договорились, что все-таки стоя как-то вот лучше звучит, договорились стоять. То есть не потому, что я сказала, что мы сейчас стоим, а потому что на это мы вышли. Olles täna tunnis, sain ma korraga aru, et mis minu jaoks seal selles tunnis tähtsalt oli, see oli emotsioon. Sellepärast, et nähes, tundes, et mu enda emotsioon oli väga hea ja seda ma nägin ka, et samasugune emotsioon oli lastel, sest see emotsioon pani nad tööle tegelikult täna. Ja ma usun, et ka õpetaja sai samasuguse rahulduse just sest see kõik käis nii kiires, need asjad käisid nii üksteise sisse, üksteisest välja, need laulmine, rütm, tervitused koos külalistega, ilma külalisteta. Ühesõnaga, ja tähendab, aga kus siis veel saadagi seda emotsiooni, kui mitte laulmistunnis, muusikatunnis, eks ju, kus saab teha, kus saab natukene vigurdada, kus saab rääkida, kus saab laulda, kus saab seista, rütmi lüüa ja nii edasi. Tähendab, vot minu jaoks oli, selles tunnis oli minu jaoks kõige tähtsam just nimelt see emotsioon, aga mille nimel me töötame? Selle nimel, et meil koolis terve laps välja koju õhtul läheb. Ja õnnelik laps ja ta järgmisel päeval jälle kooli tahab tulla. Minu arust antud juhul selles tunnis sai seda ilusti näha. See läks naha alla. Ise läks naha alla, nii et
mulle meeldis see positiivne tagasiside, mis lapsed omavahel andsid, et seal oli ka, nad otsisid just neid positiivseid momente, mida seal välja tuua, keegi ei öelnud, et sina seisid kõveralt või teinud suud lahti laulmise ajal, vaid kõik nagu otsisid just neid positiivseid momente ja see on tegelikult nii oluline, sest positiivset tunnustust üldse inimene saab elus väga vähe. Ja seda tuleb tõesti varakult õppida andma ja see on äärmiselt tore, see on ilmselt selle hindamise metoodika ka väga, väga suur pluss selline, kui teie enda poolt ja ka enda omavaheline suhe selline, et ta oleks nagu positiivsust otsiv pigem. Ja praegu hakkasin mõtlema teie sõnade peale, et tegelikult ma mäletan seda, et keegi ütleks, et sina kõvarasti seisad või ja just nii mõtlen, et keegi ei öelnudki, et see on nii tore, et nad otsisid just seda positiivset, et nad on aru saanud, et seda positiivset tuleb välja tuua. See on hästi hea. Tegelikult jah, hea, kui on abimaterjal, aga veel parem on, kui seda abimaterjali osatakse vaadata ja rääkida oma sõnadega. Sinna juurde, nagu lapsed näitasid. Et üks ütles, et ilusti seisid, teine ütles, et tegid suud lahti. No mida ikka laulmise ajal, eks ikka. Teemaks oli Venemaa kokkuvarisemine ja me rääkisime siis Venemaa revolutsioonist. Ja siis ma tunni üheks eesmärgiks oli esialgu defineerida, mida üldse nimetatakse revolutsioonist. Et mis see on, et sel sõnal, sel terminil on mitu tähendust ja kuidas lapsed ise siis oskavad seda seletada ja seda terminit. Siis meie otsisime igasuguseid variante ja et nad pakkusid oma variante, oma mõtteid. Ja ma tahaksin, et teie näeksite, et meie lapsed siis räägivad. Nad räägivad, neil on mõtteid, neil on ideid, neil on mida öelda, et nad tunnevad siis kirjandust, nad tunnevad ajalugu, nad teevad siis ajaloolisi isikuid ja siis juhatuseks oli just selle termini tähenduse otsib, mis on revolutsioon. Nii, siis seejärel ma otsustasin, et tuleb teha mingid aktiivõppemeetodid ja kasutada mingid aktiivõppemeetodid, kuna siis meie kool töötab vastavalt siis aktiivõppemeetodidele, et me proovime seda siis kasutada igas tunnis ja tööpaarides on üheks selleks viisiks ja variandiks. Nii, ja ma kui gümnaasiumiõpetaja, ma märkasin ju seda, et kui näiteks algkoolis probleemiks on ju see, et lapsed on liiga aktiivsed, siis gümnaasiumis probleemiks on see, et nad on liiga passiivsed. Nii, ja ma tahaksin kuidagi neid panna rääkima just ja siis ma pakkusin neile klassikute tsitaate ja et nad pidid siis valima loetelust ühe ja pidid seletama oma sõnadega, kuidas nad saavad tsitaadist aru ja ütlusest aru. Nii, ja siis hiljem nad võtsid siis paari ja diskuteerisid ja rääkisid ja siis ma abistasin neid, kui neil olid raskused tõlkimisega või õigete sõnade otsimisega. Ja ma loodan, et teil tekkiski ettekujutus, et jah, see toimub, see programm ja see töötab, et lapsed räägivad, lapsed siis mõtlevad, et nad ei vaigi, nad julgevad midagi siis väita, rääkida, arutada. Ja siis te juba lahkasite ja me siis jõudsime juba selleni, et mis põhjused siis viisid revolutsiooni Venemaal. Oktoobripööre, veebruaripööre, rääkisime sellest ja siis tegelikult siis tunni jooksul ma jõudsin siis ja teha seda kõike, mis mul oli plaanis ja mis ma tahtsin. Nii, ja siis tagasiside, et oli üsna hea, siis lihtsalt, et iga kord tunni lõpus ja me küsime siis laste käest, et mida uut te saite teada ja et millised uued oskused, uued terminid, uued sõnad, uued mõtted ja tagasiside oli väga, väga aktiivne ja ma nägin, et jah, eesmärgid ja mis oli küsitud minu poolt, et siis mis on revolutsioon, ja mis eeldused viivad revolutsiooni puhkemiseni, et minu eesmärgid olid saavutatud. Mis veel? Et ehk teeme neid küsimusi? Teil on kommentaare?
kõigepealt öelda suur tänu, kuna oli tõesti näha, et õpetaja teeb mitte ainult oma aineõpetajana tööd, vaid suurkeeleline töö oli kõigepealt. Lapsed tõesti rääkisid, minule väga meeldis, et teil oli ebastandardne lähenemine tundides, eriti alguses, kui nemad hakkasid mõtlema, mis on revolutsioon, pärast need tsitaadid. Lastel oli tõesti huvitav, seepärast nemad rääkisidki. Kui seda ei oleks, siis meie tulemust ka ei näeks. Gümnaasiumis probleemiks on ju see, et meil on väga pikad, väga sellised detailsed paragraafid ja 10 siis ja 15 lehekülge. Ja mina, kui siis iga kord valmistan tunniks, ma ei tea siis mida võtta, sellepärast, et tundub, aha, see on oluline ja sellest tuleb siis mainida. Ja tuleb välja, et tihti ma ei jõua siis teha ja jutustada kõike, mida tahtsin. Nii, vot see on siis probleem, mida ma tunnen siis just gümnaasiumis, jah. Ja valida, mis on oluline, mis on kõige olulisem siin. No loomulikult see, et õppekava selles on abiliseks. Ja siis paragraafides, meie siis õpikutes kasutatakse väga palju siis võõrsõnu, väga palju sõnu, millestega siis lapsed üldse ei puutunud kokku. Ja siis ma tahaksin kuidagi teha, et nad omandaksid uut sõnavara siis ja et ei kaotunud. Ja meie kogu aeg siis otsime synonüüme. Ja sellepärast, et ikka nad õpivad siis võõrkeeles enda jaoks. Ja see synonüümne rida, et synonüümide otsing just keelelises aspektis on väga-väga oluline, väga tähtis. Ja siis ma proovin enda jaoks kogu aeg siis ma püüan siis vendada, et jah, iga õpilane siis mõistab, mis on siis mida see sõna, see termin tähendab. Ja kui nad pakuvad oma variante, just läbi selle, ma ka saan aru siis, et kas see sõna on omandatud, kas see idee on siis arusaadav nende jaoks. Siis teistmoodi see lihtsalt ei tööta. Et muidu see oleks olnud nagu siis, ma oleksin olnud nagu raadio ja ajalugu on teoreetiline aine, selles mõttes, et palju materjali, palju siis fakte, isikuid ja termineid ja siis klassikaline tund ja nagu loeng. Ma püüan kuidagi siis kasutada rohkem aktiivsete meetodeid selleks, et veenduda, et jah, nad omandavad materjali. Ja kõigepealt eesti keeles. Ja võib-olla mina ei tea, kas olete kursis või ei, et meie lapsed, kui lõpetavad põhikooli või gümnaasiumi, sooritavad eesti keelt emakeelena. Ja kõik meie lapsed, peaaegu kõik on venekeelsetest või segaperedest, aga ikka sooritavad emakeelena. Seepärast aineõpetajate keeleline töö on väga-väga tähtis. No see on alati keelekursi jaoks väga tähtis osa. Mul oli eesti keele tund 4. klassis ja eesmärkideks oli korrata vanasõna ja mõistatusi ja tutvuda Henno Käo jutuga, mille nimetuseks oli Meri. Tegelikult mul oli kirja pandud Henno Käo ja Meri siis kriipsu lihtsalt. Lapsed pidid lahendama mõistatused selleks, et aru saada, mis on selle teksti nimetus. Mõistatus oli selline suur sinine katel ilma kaameta ja tegelikult meil oli tehtud ka rühmatöö ja siis lapsed olid jaotatud 3 rühmas ja nad nägid, et laua peal on olemas sellised paberid, kus on kirjas, kas on meri, jigi või jääb. Tegelikult nad arvasid, et see on üks nendest sõnadest. Ja nad ütlesid, et see on meri, siis vastasid küsimusele, õigesti lahendasid mõistatuse ja siis, nagu ma ütlesin, olid lapsed jaotatud 3 rühmaks. Praegu ma näitan, et mul olid valmis sellised pildid ja sõnad, igaüks võttis ühe ja siis kohe nägi, et nende lõha peal on selline paber, läks sinna. Näiteks jigi oli vist selline ja selline pildike. Nimetus ja siis pilt. Siis
tegelikult meie külalised tulid teiseks tunni osaks ja lapsed hakkasid juba ümber jutustama teksti oma sõnadega, siis andsid edasi. Ja kahjuks õnneks kaks rühma said oma ülesannega hakkama, aga kolmas rühm ei saanud. Nad ütlesid, et nemad ei jõudnud isegi teksti lugeda, aga neil oli 20 minutit. Ja ei saanud ühtegi sõna tegelikult öelda, seisid niimoodi ja kõik. Tegelikult väga tore, et mul oli see tekst jaotatud 3 osas, aga ma võtsin teksti õpikust. Siis ma ütlesin, et teised rühmad võivad ka aidata kolmandat rühma, siis nad tegid oma õpikud lahti ja lugesid kolmandat osa ju õpikust. Siis meie lõppude lõpuks saime teada, millega see tekst lõppes. Siis me tegime kokkuvõtte tunnist ja õnneks me jõudsime kõige teha, mis oli plaanis, rääkisime nendest vanasõnadest mõistatused, siis vanasõnadest ei öelnud iga teksti lõigu kohta, siis mul oli valmis siis lihtsalt kuulusin, oli valmis üks vanasõna, näiteks magavale kassile suu ei jookse ja siis lapsed pidid ütlema, mida see vanasõna tähendab ja miks see vanasõna kuulub just selle teksti lõigu juurde. Siis nemad said selle ülesandega väga hästi hakkama ja mis mulle meeldis, et lapsed said ise endale tagasisidet anda, miks nende rühmatöö ei tulnud välja, miks see ei õnnestunud. Sest meil olid rühmatöö reeglid siis kirja pandud, me juba palju korda tegime rühmatööd ja siis nemad said vastata, et selline punkt kas nad unustasid sellest üldse ära, et on vaja jagada rolli või nemad ei pööranud sellele tähelepanu, sest esialgu nad kuidagi ei saanud läbi rääkida, oli ainult üks paber ja üks inimene pidi siis lugema kõva häälega, aga nemad ei saanud otsustada, kes hakkab lugema, otsustasid, et üks loeb esimest osa, teine teist osa ja kolmandat ja siis selline töö ei tulnud välja kahjuks. Siis lõppude lõpuks siis kirjutame ka kodus ülesande ja kõik oli vist tore. Palun vabandust, praegu oli vist palju info ja ka ikka närvid on läbi. Tegelikult sellepärast ma muretsen, et minu tund ei tulnud välja, ei õnnestunud tegelikult. Ma arvan, et sellepärast ei tasugi nii väga mure, et kas tund, et kas ta tund nüüd tuli välja või ei tulnud välja, kui eesmärk oli täidetud. Tegelikult ega õppimine ei olegi teab mis puhas ja libe ja ilus ja sümpaatne protsess, ei ole. Õppimine ongi küllaltki must selline must protsess ja küllaltki ebameeldiv ka veel kõigele lisaks mõnikord, eks ju. Nii et ja kui lapsed said aru, eks ju, et mis oli nende viga, miks nad ei suutnud esineda korralikult ja siis see on juba omaette saavutus. Ja teised ja lapsed said. See on õpetus, jah. Ja nad aitasid neid. Keegi öelnud, mina ei hakka. Tunnis ei olnud, aga mina olin tunnis ja kui tulin siia, siis ütlesin direktorile, et Mašel, juhtus niimoodi, et see oli väga elav tund. Seoses sellega, et kolmandas rühmas olid probleemid, väiksed probleemid ja pärast see oli kõik lahendatud. Ja siis mõnikord, kui külalised tulevad meie kooli, aga külalisi meil on palju, võib-olla tuleb välja niimoodi, et meil on kõik korras, kõik tuleb välja, kõik on ideaalne. Ja, kõik on ideaalne. See on väga, see protsess. Ja kohe võin öelda nii, et mina olin ajalootunnis ja Maša tunnis, eesti keele tunnis. Ja juhtus niimoodi, et gümnasistid töötasid tsitaatidega, pärast me tulime 4. klassi, siin on vanasõnad.